Minu jaoks rääkis see etendus lastest, nende tunnetest, mõtetest ja sellest, kuidas igal lapsel ja noorel on oma maailm ja omad asjad, mida nad teevad. Igal lapsel on oma lugu, aga need on nii erinevad, aga samas nii sarnased. Mul läks see lugu väga-väga südamesse. Ma mõtlesin sellele pikalt ja ma isegi nutsin lavastuse ajal. Õnneks ma käisin oma emaga ja ma sain tal käest kinni hoida. Ma tundsin ennast seal, enda tujusid ja mõtteid selles etenduses ära. Ja see etendus oli ka nagu kurb, sellepärast et nende laste lood olid nii kurvad. Aga see andis mulle motivatsiooni, et tulevikus ma saan need lapsed kõik ära päästa. Ja no see on selline etendus, mida võiks vaatama minna oma vanematega või enda inimesega, kellega sa tunned ennast mugavalt. Te saate pärast sellest koos rääkida ja seda läbi arutada nii kaua, kui sa ise tahad. Et see on niisugune raske tükk. Kui mina tunnen ennast üksikuna, siis, mul on mõni muu probleem, siis ma mõtlen, miks mul see üksilduse tunne või muu tunne tekkis. Ja ma mõtlen, et kuidas ma seda lahendada saaksin. Ja üks minu lemmikviisidest, mida ma kasutan praegu iga kord, on oma emaga rääkimine. Mina arvan ja usun, et igal inimesel peaks olema üks teine inimene, keda nad saavad usaldada. Kas siis on vanaema, tädi, ema, isa, vanem, õde, vend või mingi õpetaja, psühholoog, sotsiaalpedagoog, ükskõik kes. Aga keegi, kellega noor saaks oma mõtetest ja tunnetest rääkida ja kes teda oskaks õigesti ja minust ära kuulata. Teistel viisidel, kui ma näiteks tunnen ennast natukene depressiivselt, siis ma puhkan. Paljudel noortel seda ei ole, aga mina tunnen seda, kui mul hakkab vaimne tervis halvemaks minema ja mul tekib hästi palju stressi. Ma mõtlen ka siis, et mis mulle seda stressi tekitab ja kuidas ma seda lahendada saaksin. Näiteks, kas ma teen endale, võtan ühe vaba päeva, kus ma loen raamatut ja olen õues või ma mängin oma lemmikarvutimängu kogu päeva. See ei ole väga tervislik, aga see aitab. Või siis ma magan või lähen vanni pesema. Vahepeal tuleb ennast ka täiesti tühjaks nutta. See ei ole kõige parem viis, aga see töötab. Vahepeal on lihtsalt vaja kõik endast välja lasta. Ja peale seda kasvame kõik suuremaks ja tugevaks ja enda tunnetest ja asjadest, mis meiega juhtuvad, me kõik õpime.